oleme kõik natuke püsti. Kuidas see käis? Või sama. Mina loen nüüd ühe luuletuse. See on Iira Lemberilt ja selle luuletuse on tänaseks päevaks valinud meile välja Elve. Ja see raamat on ise ka väga tähendusrikas, Eesti rahvakultuur. Ja selle raamatu on kinkinud Elvele 2000. aastal tema armsad töökaaslased. Aga luuletus ise kõlab järgmiselt. Elab väike rahvakild Läänemere ääres, selle killu kilde veel idas on ja läänes. Pole väikse rahva süü, et ta väikseks loodud, võõrast verd tal mitmelt poolt karikasse toodud. Üle rahva käinud on mitme tuulepöörist, orjaikket näinud on, hirm on hinge nöörind. Väiksele rahval kange vaim, madal valu lävi, süle täis, kui mulda on, siis ta veel ei hävi. Selle rahva emakeel heliseb kui kannel ja selle rahval antud veel kaunis lauluanne. Tal on oma rukkirääk, oma rukkipõllud, ainult talle kuulub müüt Kalevist ja Tõllust. Seljas ehtne rahvarüü, uhkust tunneb ikka, annaks Jumal talle vaid eluõigust pikka. Iira Lemberi luuletus. Täna olemegi meie selle väikese rahvakillu esindajad ja see suur asi, millest see suur luuletus, millest see räägib, on üks sellest väikesest asjast, mis on meie juured. Ja kui me siin täna istume, siis on au olla lihtsalt siin sellepärast, et teil on need juured selles kohas, selles oma kogukonnas ja oma kodukandis. Kandke ikka seda märki, hoidke oma koduküla. Väga tore, aga nüüd on sõna Evekesel. Tema on siis meil Eve Okas, meie volikogu liige ja peab ütlema, et meie kohalik võimu esindaja. Palun. Mulle
on siiralt hea meel, et me ei ole mitte midagi milleski kokku leppinud, kui ainult selles, et tule kella 11-ks ja ütle paar sõna. Ja mul on siiralt hea meel selle üle, et meil on lipp siin sees. Sest kui ma mõtlesin, et millised need head sõnad võiks olla, siis mul mõte jooksis kohe Eesti lipu juurde. Ja selle üle mul on nagu hästi hea meel, et see on meil siin kohe taustaks ka. Et maailmas üldse kokku on alla 10% neid riike, kus Eesti lipp on vanem kui 100 aastat. Ja veel oluliselt vähem on neid riike, kus siis esimene lipp on alles. Et Eestil on see olemas. Ja teiseks on mul hea meel, sõltumata, kas siin on 7 inimest, 17 või 70 inimest. Mul on hästi hea meel selle üle, et siis, kui meil oli veel Imavere vald, siis oli selline vaikiv kokkuleppe vallas. Et alati, kui on valla sünnipäev ja jõuluaeg, siis peab kõne vallavanem. Ja kui on vabariigi aastapäev ja pidulik aktus, siis peab kõne volikogu esimees. Nii oli vaikiv kokkulepe. Ja nii tegelikult kogu aeg asjad käisid, et ma ei tea, kas inimesed seda märkasid või üldse selle peale mõtlesid. Aga nüüd oskame tagantjärgi mõelda, et alati oli vabariigi aastapäeva kõne oli siis volikogu esimehel ja siis valla sünnipäev oli vallavanema pärusmaa. Minu esimene kõne oli siis aastal 2014. Ma tegin seda kõnet nädal aega täpselt. See oli nagu tohutu väljakutse. Ja see on mul ka hästi nagu meelde jäänud ja seal ma mäletan, et ma hästi palju keskendusin sellele, et kas klaas on pooltühi või pooltäis. Ja minu jaoks oli oluline, et meie inimesed, et mainida oma kõnes meie inimesi, et kui olulised ja kui tähtsad nad on. Ja nagu ma kohe praegu ka mõtlen, et Liia on meil nagu taevast alla sadanud kingitus. Et tegelikult on, et mis iganes me tuleme kaasa, me teeme, aga keegi peab seda vedama. Ja tegelikult me oleme nagu siiralt tänulikud, et meil on selline inimene, kes algatab, me läheme kaasa, me teeme kõike ja justkui teeme koos, aga üks peab seda vankrit vedama. Ja jumal tänatud, et on üks, ei tohi olla 10, sest siis läheb lappama. Et peab olema üks ja tõesti, see on nagu taeva kingitus. Õnnena, kes on siia lihtsalt taevast kukkunud meile. Et me võime siin kultuuri teha ja arvata, et me kõik teeme, aga minu meelest Õnnela on nagu meie kultuuripärl, kes tegelikult on oluliselt teinud selle detailsemaks, kultuurilisemaks. Et need on meie kingitused, et märkame ja oleme õnnelikud, et meil on sellised inimesed. Et ka täna, kui see on justkui salaorganisatsioon, et me nagu ei tohiks kokku saada, me tegelikult ikka tahame, see on üliarmas. Aga tulles nüüd tagasi selle lipu juurde, et sealt samast minu algusaastatest, kui ma nii-öeldes laiema avalikkuse ette tulin, oli siis aasta 2014 ja Jüri ütleb, et kuule, et Eve, et meil oleks vaja Põltsamaal on mingi lipuüritus, et meil oleks vaja viisakusest, naabreid on kutsutud, viisakusest oleks vaja ära käia, et ala kell 12 algab, et ma tulen, võtan su peale. Ja mis me seal teeme, mis see on? Ei, mina ei tea, et viisakusest oleks vaja käia. Ja siis okei, jumal tänatud, et mul olid ka rukkilille kõrvarõngad ja panin oma linase kleidi ja üritasin mingit rahvusmotiivi igaks juhuks. Lähme sinna Põltsamaale. Seal on selline üritus, et kukub pikali. Seal olid lippude mered, seal olid tohutu rahvas kokku aetud kooli, lapsed klasside kaupa. Tähistati Eesti lipu 130. aastapäeva. Tehti nagu selline rongkäik läbi Põltsamaa, kuna siis Põltsamaa on
väidetavalt siis tahab arvata ikkagi, et see esimene lipp õmmeldi seal ja siis see Põltsamaa näitering tegi siis erinevates kohtades sellist näitekava, kuidas see lipp siis seal sündis. Ja kui see lippude paraad siis algas seal koolimaja juurest, hakkas minema, läks üle silla sinna Paala poe poole või sinna ja siis sa näed seda lippude merd, see oli nii võimas, see oli nii äge ja siis sa mõtlesid, et midagi paremaid värve kui meie lipul on raske välja mõelda, kuidas see nagu mõjub seal looduses, siukse päikese sillerduses, just need värvid, eks ju. Et ja see üritus lõppes seal veel tohutu ajalookonverentsiga Kultuurimajas, kus siis Küllo Arjakas või kes ta on, rääkis siis Eesti lipust, et jah, lipp ju täna sellel aastal saab 137, eks ju, ja kui Eesti saab 103, et lipp oli meil oluliselt varem. Et muidugi see lipp, mis meil siis õmmeldi esimesena, oli ikkagi helesinise triibuga, et tänaseks ta on rohkem saanud siis selle rukkililla sinise värvi, et aga see esialgne variant oli ikkagi helesinine. Aga veel ennem, kui lipp valmis, kirjutati mitmeid luuletusi Eesti lipust ja juba väidetavalt siis 1918 neid luuletusi ilmus ja üks luuletus on kirjutatud ka värvide kombinatsioonist, kus valge asemel on roheline. Et oli ka kaalumisel tegelikult see roheline, mis ilmselt siis meil metsaga ja aasade ja nurmadega seostub. Et ta lõpuks ikkagi tuli valge, et mingi legend ütleb siis, et me võtsime snitti ikkagi Soomelt, et see sinine ja valge ja siis sinna vahele pandi ikkagi see must, mis siis sümboliseerib meie seda musta mulda ja väga paljudest artiklitest ma olen lugenud ka, et siis musta kuube, muldikuube sümboliseerib. Laulus on ka see sees, must muld ja kuub. Jah, et sinine loomulikult on meie jõed ja järved ja mere teema ja kõik see usk ja lootus ja valge siis puhtus ja siis igatsus sellele helgemale elule. Ja lipuga mul on selline tore lugu veel, et minu 2,5-aastane lapselaps istus laua ääres, kõikitas jalga ja siis ütleb, et aga võib-olla meil oli ka mingi teema suvalisel lipu teemal, mitte üldse nimetatud Eesti lipp. Ja siis ta ütleb, et aga Eesti lipp on sinine, must ja valge. Ja siis tema ümmel tulevad pisarad silma, ütleb, et Herta, kus sa tead seda? Herta, aga see on nii lihtne. Hakkad minema poodi ja kui sa hakkad minema poodi, siis koolimaja juures on ju Eesti lipp ja siis sa näedki, et on Jätliga kui vana. 2,5-aastane ja ta ütleb, et see on nii lihtne. Emme, see on nii lihtne. Hakkad lihtsalt poodi minema ja sa näed. Ja tegelikult ma olin talle seda rääkinud, aga ma ei arvanud ka, et see tänane laps on ikka, ta on nii nutikas, et ta jätab nagu meelde. See on üliarmas. Ja siia lisaks küsisin siis oma lapselapse emme käest, et mis sinule seostub vabariigi sünnipäevaga või mis mõtteid või tundeid see sinust tekitab. Siis ta ütles, et kui ta mõtleb oma lapsepõlve peale, siis talle meenub ikkagi Imavere kooli aktused. Need olid ülipidulikud, need olid alati hümniga ja alati talle meeldib see kooli aktus, kuigi ta võib-olla sellest nii hästi ei saanud aru, et täna ma saan sellest hoopis teistmoodi aru ja võib-olla võtan teistmoodi, aga lapsepõlvest jääb ikkagi see lipu sisse toomine, see hümn, et ma ei tea, kui palju seda on täna alles, aga õnneks nemad käisid sellel ajal koolis, kui see oli hästi oluline ja see oli väga-väga pidulik. Ja ma võtsin kaasa ka tegelikult niimoodi kätte ka midagi, et ma ei tuleks siis nagu
ja meil ei ole midagi sulle anda. mina istun siin ja mõtlen niimoodi, isegi lilli pole talle anda. ma mõtlesin, ikka jäin oma sinimustvalge juurde ja siis küpsetasin teile eile õhtul makroone. Ja siis mitte juhuslikult siis, vaid mõeldes siis ikkagi meie lipuvärvidele. Ja need on makroonid on teadagi niisugused ülimagusad, et ühest piisab. Ja ma lootsin, et teid siin rohkem ei ole kui 15. Nii et head pidupäeva meile ja hoidkem lippu kõrgel. Ja suur tänu, ilusatel aplaus ka ikka. Nüüd peame me siis nüüd